aasta tegevusest peaksite saama sellest meie koguteosest, mis värskelt trükist tulnud jõuab teie kätte. Ja pärast, kui te lahkute siit ruumist, siis palun, teile on reserveeritud üks eksemplar seal kohe ukse juures. Selle koguteose nimi on Eesti Rahvusnõukogu 1947–1997, 50 aastat poliitilist võitlust. Siin on põhjust peatada juubelikoguteose tekkimisloos. Oli juba olemas traditsioon Eesti Rahvusnõukogu välispoliitilise tegevuse kroonikate näol, mis ilmusid 1965. ja 1982. aastal ja mille toimetajaks oli põhiliselt Evald Uustalu. Ott Paju, kellel on kogemusi ülevaateteosest poolsajandit paguluses, tuli ettepanekuga, kasutades moodsat trükitehnikat, integreerida need varasemad väljaanned ühte, mis haaraks kõik 50 aastat. Paju oma on layout, kaas ja ta on ka kogu aeg trükikojaga ühendust pidanud. Arvo Horn tegi kiiresti eelarve ja leidis finantseerimisallikad 3 fondi näol. Need on Gerhard Kõrbi fond, Nõmmela fond ja Johannes Veski fond. Aksel Mark koostas viimaste 15 aastate välistegevuskronika ja täiendas statistilised tabelid. Tehniline külg on lasunud Ilmar Oleski õlgadel. Rahvusnõukogu on neile suurt tänu võlgu. Koguteos on pühendatud Arvo Hormi mälestusele, kes enne oma ootamatut surma oli kavandanud kogu ettevõtte detailideni. Loodame, et eriti kodumaal on selle koguteose abil võimalik tutvuda pagulaseestluse välispoliitilise tegevusega. Eesti Rahvusnõukogu baas oli küll Euroopas, aga ta haaras globaalselt. Öeldi, et uus peaminister nüüd on probleemi ees, kuidas seda poliitilist pahandust lahendada. Ja seda lahendust lehes veel ei olnud. Ma toon selle näite sellest, et poliitilisi pahandusi võib igal pool tulla, nagu selgub. Ja poliitilisi pahandusi, arusaamatusi ja vastuolusid oli ka meil pagulasaja algul enne Rahvusnõukogu asutamist väga palju, kuid natukene teistel põhjustel, mitte klasside ja faktide pärast. Ja sellepärast enne kui ma peatuksin Rahvusnõukogu asutamise juures, annaksingi väga lühikese ülevaate poliitiliste meeleolude juures okupatsioonieelsel perioodil kodumaal ja paguluse esimestel aastatel. Et esile manada, milles meil need vastuolud ja poliitilised lahked olid ja milles need olid tekkinud. Kuni Nõukogude Liidu esimese okupatsioonini domineeris Eesti poliitilises elus Konstantin Päts ja Isamaliidu ümber koondunud ringkond. Vaikivasse opositsiooni olid surutud erakondade keelustamise järele illegaalseks kuulutatud parteide juhtivad tegelased eesotsas Jaan Tõnissoniga. Seda poliitilist rinnet, kes toetus vanadele parteidele, nimetati demokraatlikuks rindeks, vastandina isamaliitlikule valitsuse rindele. Need kaks poliitilist rinnet miniatuuris kandusid üle ka Rootsi-Eesti pagulaskonda. See on see tagapõhi, mis kandus üle siia meie esimeste aastate jooksul. Demokraatliku rinde poliitiline organiseerumine Rootsis algas Eesti Demokraatliku klubi asutamisega
oktoobris 1945 ja samal ajal toimunud poliitiliste parteide ja rühmituste loomisega. Eesti Demokraatlikku klubisse kuulus 5 poliitilist rühmitust. Selle keskseteks isikuteks olid Rudolf Benno, Johannes Sikkar, Helmut Maandi, Erik Laid, Johannes Mihkelson, Heldur Tõnisson. Mina kuulusin klubi juhatusse Eesti Liberaaldemokraatliku koondise esindajana, milline koondis asutati Rootsis. Demokraatliku klubi eesmärk välismaal oli organiseerimist rahvustervikuna ühe mütsi alla. Selle 2 poliitilise ringkonna vahel tekkis äge poleemika Eesti ajakirjanduses. Vastukaaluks demokraatlikule klubile asutati Eestluse koostöökeskus, kus juhtivateks tegelasteks olid August Rei, Otto Pukk, Artur Ekbaum, Tõnis Kint, Kaul-Andrus Kadak ja Juhan Toomes. Varsti aga tekkis vajadus ühiste välispoliitiliste aktsioonide järele ja see sundis mõlemat ringkonda sondeerima pindla koostööks. Ja nii tekkiski 1947. aastal Rahvusnõukogu asutamiseks koostöökomisjon. Koostöökomisjoni esimeheks oli Johannes Kleesment, Demokraatliku klubi poolt olid seal Johannes Sikkar, Heinrich Mark ja Erik Laid. Koostöökeskuse poolt Kaul-Andrus Kadak, Eduard Poom ja Juhan Toomes. Koostöökeskus nõudis kategooriliselt, et koostöö peab põhinema valitsusvõimu kontinuiteedil ja loodavat organisatsiooni juhtigu Vabariigi Valitsuse liikmed. Demokraatliku klubi esindajate seisukoht oli, et loodav organisatsioon Eesti Rahvusnõukogu peab olema poliitiliste rühmituste koalitsioon. Lõpuks saavutatigi kokkulepe, et Rahvusnõukogu on omaaegsete erakondade ja hiljem moodustatud poliitiliste rühmituste koalitsioon, mille tegevust juhivad Vabariigi Valitsuse liikmed presiidiumina ja juhatusse kuuluvad poliitiliste parteide ja rühmituste.
Rahvusnõukogu terviseks. Esimees, austatud daamid ja härrad, head sõbrad. Täna, mil me tähistame 50 aasta möödumist Eesti Rahvusnõukogu moodustamisest, on mul suur au tervitada teid siin Stockholmi Eesti majas ning soovida teile kogu Eesti suursaatkonna pere poolt jõudu ja jaksu praeguseks, samuti tulevaseks päevaks. 50 aastat on inimpõlvepikkune aeg. Ühe inimese jaoks ei peaks see aeg olema hõlpkerge, et mitte unustada teiste olemasolu ja tegemisi, samuti aga mitte liialt raske, et vaevade koorma all kokku hoida. Küll aga peab ühe inimese elu olema aus, vaba pettusest ja valedest. Eesti Rahvusnõukogu tegemiste ja toimetamiste põhiaastad on nagu saatuse kiuste olnud vale ja vägivallaga võitlemise aeg. Aeg, kus väikeseks surutud tõde suure valega silmitsi pidi seisma. Ja Rahvusnõukogu võitles mehiselt, võitles otse kui Kalevipoeg kiusamiseks saadetud sortsidega. Olles tutvunud ülevaatega Eesti Rahvusnõukogu tegevusest läbi aastakümnete, võime tõdeda, et Eesti on alati olnud ka rahvusvahelisel areenil selgesõnaliselt esindatud. Kui suure tänuga mõtleme, tehtu ja tegemiste eest kogu südamest tänada ning soovida tervist ja jõudu tulevasteks ettevõtmistest. Aitäh! Kui ma edasi siirdusin teistesse organisatsioonidesse. Ja üheks väga tähtsaks kooliõpetajaks oli Arvo Horm, kes ikka järjest meid manitses, et inte soo, tumma poikke. Ja nii me võtsime siis õppust ja algul töötasime siis Rahvusnõukogu raames. Ma olin ka mõni aasta juhatuses, ma nägin seda tööd seestpoolt. Aga pärast nägime ka, et seal oli inimesi, nii et seal meid vaja. Läksime edasi teistesse organisatsioonidesse, aga jätkasime head koostööd Rahvusnõukoguga, kes alati oli kaasas, kui olid mingisugused demonstratsioonid või koosolekud, nii et see koostöö oli fantastiliselt hea. See on minu enda kogemus Rahvusnõukogust, aga täna olen ma eeskätt siin, et tervitada Eesti Rahvusfondi poolt, Eesti Päevalehe poolt ja teiste organisatsioonide poolt, kus ma praegu tegutsen suurelt osalt koolile, mis ma ükskord sain Eesti Rahvusnõukogus. Ja ma ütleksin, et ma tahaks soovida jõudu tööle, kui siis mitte veel 50 aastaks, siis igal juhul nii kauaks, kui seda veel vaja on. Esimees, daamid ja härrad. Oleme täna siin varem kuulnud Eesti Rahvusnõukogu sünnist ja tegevusest. Veel rohkem saab sellest lugeda kogu teoses Eesti Rahvusnõukogu 50 aastat. Olen veendunud, et Rahvusnõukogu on olnud üks väga tähtis osa meie pagulaselus ja meie ajaloos. Seda selgitustööd, mida Rahvusnõukogu initsiatiivil on tehtud üle ilma aastakümnete jooksul, on ka lõpuks kandnud vilja. Kahju on ainult see, et paljud nendest aktiivsetest Rahvusnõukogu liikmetest on lõpetanud oma elutee enne seda, kui Eesti Vabariik sai uuesti välja kuulutada. Eesti komitee nimel tahaksin tänasel juubelipäeval tänada kõiki neid, kes oma panusega. Lugupeetud härra suursaadik, härra esimees, daamid ja härrad. Täna võib Eesti Rahvusnõukogu tagasi vaadata väga laiahaardelise tegevusele 50 aasta jooksul. Teie
olete tegutsenud nagu ma ütleksin Riigikogu, kus aluseks on olnud need Eestis tegutsenud parteid ja hiljem moodustatud erakonnad. Teie lipukirjas, tegevuse lipukirjas on aga alati olnud sõna demokraatia. Ja seda olete nagu tulehoidjad vaadanud, et see leek kunagi ei kustuks. Ja et te olete olnud ka valmis selle leegi üle viima üle Läänemere, siit selle läänekaldalt, idakaldale Eesti. Te hoolitsesite ka selle eest, et presidendi institutsioon kunagi ei kaoks ja selle järjepidevuse eest on teile väga tänulik Eesti riik ja rahvas. Mul on ka hea meel, või me kogeme seda, et teie ridades on tegutsenud hulk nimekaid poliitikuid, kuid täna tunnen mina isiklikult kõige suuremat puudust teie väga agara ja aktiivse büroo juhataja Arvo Nurme. Ja mul on väga hea meel, et te olete suutnud lõpule viia. Juht Peerikles ütles, et meie, tähendab nemad, kes elavad seal demokraatias, vabaduses, vabalt, igaüks peaaegu omamoodi. See ei takista kunagi, et demokraadid ka, kui vajadus on, võivad ühineda ja vastu hakata ükskõik mis vaenlasega. Ja seda suur eduga, nagu see sammune Peerikles tehti. Neid sõnu võiks ju ka kasutada Eesti välisvõitluse kohta. Olen ka mina käinud selles Rahvusnõukogu koolis ja näinud, et seal mitte ainult ei õpetatud ühte tõde, vaid mitmesuguseid asju ja mitmesuguse arvamisi ühe korraga. Ja võib-olla on ka see üks tähtis asi just selle demokraatia juures, et neid arvamisi on palju, aga neid tuleb omavahel arutada. Ja nagu kunagi rääkis tuntud John Stuart Mill, et selles vaidluses saavad kõik targemaks, isegi kui sul sa ei ole kindel, et sul omal on õigus, no siis sa õpid teiste käest kindlasti midagi tarka. Ja isegi siis, kui sul oleks 100% õigus iseenda, siis sa õpid ka just selles, et sa kaitsed oma seisukohta, õpid ka midagi juurde ja süvendad oma tarkust. Ja võib-olla just selle mitmekülgsusega ongi see Eesti välisvõitlus ja vabadusvõitlus nii edukalt läinud. Demokraadid on suutnud ühineda ja oma mitmekülgsust kasutada just selleks, et jõudu tugevdada. Sellega ma sooviks Rahvusnõukogule head õnne ja tänase päeva puhul soovin siis liberaalidemokraatide koondise poolt anda üle ühe väikse, kutsuda auaadressi võib-olla, mis siis tänast päev näeb välja nii. Üleskutsed kodu- ja väliseestlaste ühisteks jõupingustusteks Eesti eduka arengu nimel, aitamaks keerulisele Euroopa Liidu ja NATO. Olen veendunud, et see tegevus kannab head vilja. Soovin teile edu ning kinnitan oma valitsuse valmisolekut jätkuvaks koostööks. Mart Siimann. Järgmine kiri on Kaitseväe juhatajalt. Härra Enno Penno, Eesti Rahvusnõukogu juhatuse esimees. Eesti Vabariigi kaitsejõudude nimel lubage teie isikus härra Penno tervitada Eesti Rahvusnõukogu tema 50 aastapäeva puhul. Võimatu on üle hinnata seda tööd riikliku järjepidavuse ja eestluse vaimu säilitamisel, mida Eesti Rahvusnõukogu on poole Lugupeetud suursaadik, kallid poliitilised sõbrad. Ma tervitan vabariikliku ühingu nimel, kes on laiu algatusel olnud kogu aeg kaasas Eesti Rahvusnõukogu töös ja hoidnud ikka paremale poole juba ammu enne, kui Rootsi riigis see parempoolne liiklemine kehtima pandi. Poliitiliselt ei ole see liiklemine muidugi veel läbi läinud. Pool sajandit on väga pikk aeg
ja inimese mälu on lühike. Kes mäletaks, mis kõik 50 aasta eest räägiti ja kirjutati? Nii palju pean ütlema, tervituste osas on asi tagurpidi läinud. 50 aasta eest alati tervitusi umbes niimoodi. Lugupeetud tervitaja tuli kantslisse, lükkas rinna või midagi muud, mis tal oli ette lükata ja hakkas umbes niimoodi. Kui meie esivanemad kaugelt Ungari tagant oma praegustesse asukohtadesse tulid ja nii edasi. Ja umbes 10 minuti pärast jõuti ka asja juurde. Niisugust sõnavõttu on väga palju, mitte üle tosina. Ja kuna need väga tihti peeti sooja toidu juures, siis karturid läksid külmaks ja nahas soojaks. Minul ei ole pilli üle anda ega mingisugust kunstlikku teost nõukogule, aga ma loen teile ette ühe Karl Kristikivi poolt kirjutatud joone aluse, mis ilmus 1946, tähendab enne nõukogude aega, ma võtan Rahvusnõukogu aega, ajakirjast Vabariiklane. Eesti ajaloo tuntun konservatiiv oli Lembitu, kes ei sallinud oma maal uust usku ega uusi rahvaid. Kaupo selle vastu oli tüüpiline liberaal. Arvas, et las nad tulevad peale, mis nad ikka ära teevad. Paguluse põhikonservatiivid, on need, kes igatsevad taga vanad tsaariaega. Need on kadunud, ainult mõni unistab veel asutavast kogust. Siin võib tänapäeva aktuaalset olukorda hinnates vahele torgata, et kodumaa poliitiline areen otse kubiseb konservatiividest, keda võiks stagnaatiliseks. Liberaal on inimene, kes on nõus kõigega, mis teised teevad ja ütlevad. Liberaalid on alati kõikide reformide poolt, sest elupidavad reformide najal ikka ja igavesti paremuse poole minema. Eesti kõige tuntum liberaal oli Mikko-Märgi Jaak Johan. Tema lubas oma sulasel Antsul nii palju suud pruukida, kui see iganes soovis. Põllumehed on muidugi liberaalid, aga nendest on raske üksikult selgust saada. Nemad peavad ikka olema kas kogudes või koondatud või ühendatud või ühinenud. On muidugi ka konservatiivseid põllumehi. Räägitakse ühest Mulgimaa peremehest, kes oli saatnud põllumajanduse instruktori, kui oli kuulnud, et sel ei olnud talu ega raha pangas sulase juurde. Radikaalid on rahutu element, sest nemad tunnevad huvi ainult juurte vastu, tahavad kõik põhjalikult välja juurida. Kuigi tänapäeval need viimased rohujuured on väga tähtsad, eriti mõnes parteis. Sotsialistid on ka rahutud inimesed. Nende esiisa pilgis on Kain. Tema Reis Saag hakkas töötama, kui selgus, et kõrged võimud vend Aabelist rohkem nõu pidasid kui temast. Muidu on sotsialism konservatiivne maailmavaade. Selle ideoloogia on nüüd juba 150 aastat vana. Eesti Rahvusnõukogus on ju ka vabariiklased. Need on, nagu nimi näitab, igati vabad inimesed ega lase end kuidagi käituda. Nende koosolekud kestavad kõige rohkem 5 minutit ja neid ei protokollita. Liikmemaksu ei ole, aga suud pruukida võib nende juures igal. See oli nüüd Karl Kristikivi. Oma joonealuse lõpus soovitab ta sotsialistidele hääletada, sest kui sotsialistid võimule pääsevad, siis olevat arengulõpp ja sellega ka liberalism. Radikalismi olevat samuti lõpp, sest katsugu keegi sotsialistliku korda radikaalselt muuta. Nii peavad sotsialistid kujunema maksva korra kaitseteks ehk konservatiivideks. Niimoodi arvas Kristikivi aastal 1946. Aga kas tänapäev ei näita, et ta oli õigus, vähemalt Rootsis, kus partei ja ametiühingud võistlevad, kumb jõuab vanadest määrustest kinnitada. Lõpuks peaks
ekspresidendile veel soovima õnne ja tervist ka Ungari mereväe poolt. Aga kuna lugupeetud postnik ei tea, mis asi see on, siis läheb see võib-olla raskeks presidendil seletada. Nii palju võib öelda, et Ungari merevägi tekkis Soomes Saksa okupatsiooni ajal. Alati on välismaksud mingisugused vanad järve peal või kuskil seal. Aga riigi ja Saksamaa lubage veel üks kord sõna võtta. Ma tahtsin tänada kõiki, kes täna on tervitanud Rahvusnõukogu. Aga ma palun ka meelde tuletada neid, need on sadu Rahvusnõukogu kaastöölisi, kes oma vabatahtliku panus on pannud, tuhandeid töötunde on pannud, ilma milleta oleks olnud võimalik Rahvusnõukogu tegevus. Siin kuulub ka tänu meie sõpradele, mitte-eestlastele Rootsis, Norras, Taanis ja Soomes, kelle moraalne tugi läbi aastate on olnud kõikumatu, kelle järjekindel ja tugev majanduslik toetus on samuti olnud eelduseks Rahvusnõukogu tegevuseks, eriti meie osavõtuks rahvusvahelistest kongressidest, seminaridest ja muudest üritustest, mis on eriti suurt majanduslikku panust nõudnud. Seistes oma 6. aastakümne künnisel on Rahvusnõukogu sihid radikaalselt muutunud, kuna Balti riigid oma iseseisvuse taastanud. Siiski silmas pidas, et siinset osa Euroopast ei saa veel nimetada turvaliseks. On vaja kõiki tema toetajaid, supporterid, et kindlustada rahu ja demokraatia. Nendega ühenduse pidamine jääks veel mõneks ajaks Rahvusnõukogu ülesandeks. Me elame ju üle ühte, keegi seda väljendust ei ole väljendanud, aga kuuma suve.